Palju õnne, Janelle, hooaja esimene võit meie sarjas on käes. Tegelikult ei ole see isegi hooaja esimene, vaid see peaks olema üldse selle sarja esimene. Vau, siis on nii-öelda kivi minu kapsaaeda. Kuidas siis see täna nii kergesti õnnestus? Ma ei ütleks, et kergesti, et alati peab kõikidel sõitudel ikka pingutama, aga ju siis läks nii kuidagi täna, et sõit sobis. Vaatasime isegi imestusega neid GPS täpikesi, kuidas see liikumine oli ja vaatasime, et Grete on tagapool ja meil oli siin ilmselt väike segadus nende GPS-ide ka, et näitas natuke valesti seda, olid omavahel vahetusi ilmselt läinud Grete ja Merili omad. Nii et ega meil ka täit selgust ei olnud, aga sina oli kindlalt eespool. Kuidas see rada sulle täna tundus? No kohati oli ikka mudane, aga kuna vihma otseselt sõidu ajal eriti kaela ei tulnud, siis oli ikkagi põhiliselt nagu sõidetav, et ja oli üsna tegelikult positiivne, et oldi arvestatud ilmaga ja sellised eriti nagu mudasemad kohad natuke välja jäetud, et oleks sõitjatel ikkagi nagu parem liikuda. No need kohad olid sellised, kus tegelikult nagu meil ratturite maailmas öeldakse, et isegi loo ei sõida, et siis on asi natuke keeruline, need tõesti võeti välja. Kuidas nüüd sul endale tundub, 3 nädala pärast jagatakse meistrisärke taaskord, oled täies löögihoos Rakkes? Ei tea, kas just löögihoos, aga et töö selle nimel ikka käib ja. No tänane sõit näitab, et on mida loota. Lähed sa olümpiakrossi Estikatele ka võistlema? Veel ei ole 100% kindel, aga tõenäoliselt üle mitme aasta võiks minna, kuna kodumaal juba olen, et siis. Aga palju õnne veel kord ja egas midagi, meie kohtume Rakkes Eesti meistrivõistlustel 3 nädala pärast. Jah, kohtumiseni!